tere! Täna jutustan ma teile muinasjuttu varesest ja rebasest. Ühel suvisel hommikul, kui päike väljadel kõrvetas, hüples vares rõõmsalt oksal. Noka vahel oli tal aga suur tükk juustu ja ta kavatses nüüd kõhu korralikult täis süüa. Seal lähedal aga luusis Reinuvade rebane. Tal oli kõht hirmus tühi ja ta ei leidnud kahjuks mitte midagi, mis kõlbaks süüa ja suhu pista. Siis aga nägi ta puu otsas varest ja mis veel toredam, varesel noka vahel oli suur tükk juustu. See on küll maitsev suutäis, mõtles rebane. Kui rebane seda lõhna veel rohkem tundis, hakkas tal suu vett jooksma ja kõht läks järjest tühjemaks ja tühjemaks. Nüüd mõtles ta pingsalt, kuidas seda juustutükki varese noka vahel kätte saada. Ta ütles: tere päevast, armas sõber Vares! Ma tulen väga kaugelt, et su laulu kuulda. Mulle on räägitud, et sa laulad nii ilusasti, et sinu vastu keegi ei saa, kavaldas Reinuvade rebane. Aga Vares on teada tuntud, et ta on upsakas ja temale meeldis see kiitus väga. Ta tõmbas enda kopsud õhku täis ja ajas nokkadegi lahti ja noka vahelt tuli kraaks. Juustutükk kukkus aga maha. Rebane krahmas ruttu juustutüki käppade vahele ja Varese silmade all sõi juustutüki kiiresti ära. Siis läks ta rõõmsalt ära, lehvitas Varesele ja ütles: ära kunagi ole nii rumal ja edev. Vares sai aga tubli õppetunni. Ei maksa tähele panna, kui sind ilma põhjuseta kiidetakse.